Antud video on mõeldud abistamaks kaardil navigeerimist. Kaarti on vaja kasutada müügikuulutuste otsimiseks ning kaardile pääsemiseks on 2 võimalust. Kas kasutada pisikest linki müügikuulutused või suuremat nuppu vaata müügikuulutusi. Mina kasutan hetkel suuremat nuppu. Mulle kuvatakse kaart ning talunike lipud. Kaardil on kollased lipud, mis tähistavad ühte kindlat talunikku ning rohelised lipud, mis tähistavad talunike gruppi. Lipul on märgitud ka arv, mitu talunikku on selle lipu alla koondunud. Rohelisel lipul klikkides suurendatakse kaarti nii palju, et kõik talunikud on võimalik kuvada eraldi. Kaardil navigeerimiseks võib kasutada hiirt või siis vasakus nurgas olevat navigeerimispaneeli. Sellega saab kaarti liigutada ja suurendada, vähendada. Kollase lipu peale liikudes näidatakse, mida see talunik müüb. Sellel lipul klikkides näidatakse natukene täpsemat infot taluniku kohta ning klikkides seal nupul rohkem infot näeb täielikku infot taluniku kohta. Siin on võimalik klikkida ka taluniku toote nimel ning näidatakse täpsemat infot toote kohta. Sellest vaatest väljumiseks on 2 võimalust. Kas minna tagasi kaupmehe info juurde või sulgeda üldse vaade. Hetkel soovin vaate sulgeda. Sulgen ka infomullikese. Näiteks, kui ma soovin kaardilt otsida ainult kartulimüüjaid, trükin otsi lahtrisse sisse kartul ning vajutan otsi. Mulle kuvatakse ainult kartulimüüjad. Hetkel leiti 3 kartulimüüjat. Otsingut võin ka täpsustada, ta on täpsem otsing linki. Mul on võimalik näiteks otsida raadiuse järgi. Klikkides raadiuse lahtri kuvatakse kaardile maja ikoon, mille pean paika panema enda asukoha peale, et osataks täpselt otsida. Nüüd panen paika ka raadiuse, näiteks 20 kilomeetrit ja vajutan otsi. 20 kilomeetri raadiuses aga ei leitud ühtegi kartulimüüjat. Muudan raadiust näiteks 50 kilomeetri peale ja vajutan otsi. Nüüd kuvatakse 1 talunik, kes müüb kartuleid. Kui ma tahan näiteks täpseid sõidujuhiseid, et kuidas selle taluniku juurde pääseda, klikin taluniku lipul ning seal avanes mullikeses sõidujuhised. Aga kuna ma seda teed võib-olla väga hästi ei suuda meelde jätta, siis on mul võimalus see ka printida. Selleks suurendan kõigepealt kaarti nii palju, et tee jääb võimalikult täpselt peale ning vajutan lingile prindi kaart. Mulle pakutakse võimalust seda printida, aga hetkel ma seda ei soovi ning lähen tagasi tavalisse vaatesse. Aga kui teile sellest õpetusvideost ei olnud piisavalt abi, siis võite lugeda navigeerimisabi tekste vasakus ääres ning ehk leiate sealt vastused oma küsimustele.